så libertiivs de la frönd. Õnnistatud igaüks, issand, kes kuuleb seda järele, kuuleb praegu otse. Tänan sind, issand, et sina oled elu ja vaimu meisse pannud ja elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses teeb meid võimeliseks teenima sind jätkuvalt kõik need aastad. Ja sellepärast, isa, ma loen Jumala sõna laulud 99, 8 ja 9. Sina, issand, meie Jumal, vastasid neile, sina olid neile Jumalaks, kes annab andeks ja maksab neile kätte nende tegude eest. Ma loen selle 9. ka ja siis ma selgitan. Ülistage issandat meie Jumalat ja kummardage tema püha mäe ette, sest püha on issand meie Jumal. Jumal on alati mäel, Kristus on kalju ja sina, issand, oled meie Jumal ja sa vastad neile, kes on sinu lapsed. Ja nii nagu ta ütleb, sina oled neile Jumalaks, annad andeks. Ja peale selle, et sa annad andeks, siin on järgmine lause, sa maksad neile kätte nende tegude eest, eks? Tundub, et no mis siis on, läks natuke lappama see salve. Aga tegelikult ma usun ennem seda, kui me tulime selle juurde ja mõistsime, mis tähendab andeks andmise vägi ja mis tähendab see sõna, andke andeks, et teile andeks antakse. Ennem seda me ju ka elasime. Ennem me ei ole nagu öeldaks sünnist peale olnud kristlased, vähemalt meie koguduses vist ei olegi ühtegi sellist, kes on sündimisest peale olnud nagu võib-olla jah, mõned meie lapsed, aga nad vähemasti praegu osad ei teeni, kes on sündinud siia kogudusse. Neid on meil ka, jah. Et kui ta ütleb, et ta maksab kätte nende tegude eest, siis me mõtleme ka, et mis asi see siis on. Vaata, kui me nüüd oleme Jumala lapsed, siis mitte tihti meil on see maksab kätte eesti keeles, aga sa nüüd saad nüüd karistuse, aga sa saad nüüd kõik kätte, mis sa oled iganes teinud. Ei, nüüd sa oled Jumala laps ja teeb sinu jaoks need asjad ka õigeks, milles sa olid ka kunagi ja sinu tegu läks nagu tegevusse. Ta oli ju reaalselt olemas, ta ju midagi teostas juba, mingid sõnad, mingid asjad. Ja nüüd Jumal ütleb, kuna sa oled, ma olen ka õiglane kohtumõistja, ma olen võrratult hea, anna oma asjad minu kätte, mina mõistan õiglast kohut. Sa ei oska ise nii õiglased kohut mõista, las tema teeb seda. Ja kui me siis uuesti kordame seda, ülistage issandat meie Jumalat ja kummardage tema püha mäe ette, siis tegelikult, kui me räägime, et ma ju tahaks kummardada Jumala ette, mitte tema püha mäe ette, ta ütleb, kõik on püha, mis lähtub temast. Mägi on kõrge positsioon, mägi on kindlus, tugevus. Ometigi me teame seda, kui Jeesus ristil suris, ta ütles, mäed kõikusid, kõik varises, aga mitte Jumal ja tema mägi. Niisiis, kummardage tema püha mäe ette, sest püha on issand meie Jumal. Ja täna, kui me alustasime selle teenistusega ja kui me tänasime, kiitsime me Jumalat, siis me teame, täiesti teadlikult teame, kui me tuleme kogudusse, tuleme siia kokku, siis me teeme seda teadlikult ju. See ei ole nii, et ma tulin kodu uksest välja, ma ei tea, kus Jumala vaim mind juhib, nüüd ma kuskile lähen, upsti, peaga vastu kiriku seina. Nii, me teeme ikka teatud asjad ikka täiesti teadliku otsusega, eks ole ju. Otsustasime, tulime kodust välja, panime oma parimad ilbud selga. Proovid ju, võib-olla mõni on veel parem kodus, aga ikkagi, tahad ju Jumala kotta tulla, nagu öeldakse, ma olen ette valmistatud ja kui ma olen siin, siis ma tean, mille peale ma ehitasin oma selle aja, mis me oleme Jumalaga koos käinud. Ma olen ju millelegi ehitanud. Ma ei hakka, täna me räägime, uus lõikus tuleb, mis me hakkame uust vundamenti tegema või? Ei hakka ju. Meil on ikka see sama, Jeesus on meie vundament. See sama vundament toimib, see on õiguspärane ja siis, kui ma ütlen, et see on minu piibel, millele ma olen rajanud, see on see Jumala sõna, mida ma olen algusest peale lugenud. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud, ma oman. Ma suudan, mis selles on öeldud, ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis
mu süda on avatud vastu võtma laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet, Jumala sõna ja see muudab minu elu igavesti, igavesti, igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Täna leidsin, et on ääretult kohane rääkida profeteeringutest, mis on Eestimaa kohta ja rääkida ka, et üks suur kindral läks issanda kotta. Kõik teavad Rein Uuemõis, tema matus oli vist eile või? Eile või üleeile, no tähtis ei ole, ühesõnaga just nendel päevadel oli. Nii et ma kuulasin, mul on mingist ajast, ma olen salvestanud endale telefoni sinna, kus on need tähtsad asjad või osad on õppimiseks või mis ma olen sinna salvestanud. Ja neid Reinu, neid tunnistusi, mis ta on tunnistanud. Üks asi, mida mul ei ole salvestatud, aga see saaks netis täitsa kätte, on see, kui ta oli küsimärgi saates. Siis ma tean, et üks on Nelipühis, ta käis jutlustamas veel siin oma elu viimastel 80-ndatel, eks ole ju. Ja kui oli Valjalas saarlaste seda, Valter lasi nüüd seda sama kõnet, seal olid koondanud selle üks Hiiumaa vend, kes käis seal telgi koosolekul, ma ei tea, kas see, mulle tuleb praegu nimi meelde, ja mida siis Rein rääkis? Vaata, nüüd tekib siuke tunne, et mida rääkis mees, kes oli eelmise ärkamise mees. Kui me räägime, et sellest on peaaegu nüüd 50 aastat möödas, kui see, mis Eestimaal oli. Ja ta ütleb, et paljud kristlased ei võtnud seda vastu. Just nimelt kristlased ei võtnud seda vastu. Nii et nad ütlesid, et Olevistes käis noorte teenistused, otsad otsisid, janunesid Jumala järgi, nii kui tulid noorte need laulukoorid. Nad igatsid Jumalat, need laupäeviti käis see efata, nagu lauluproov ja teenistus. Ja pühapäeval oli see tavateenistus. Ja kui siis tulid, siis kes tulid? Kasahstanist, Ungarist, Ungarist, ma ei tea, kas mõni tuli, aga ma ei tea, miks ma selle üldse ütlesin. Aga kõik need Venemaa osad Soomest, nii et tegelikult tõesti siia tuldi inimesed mujalt nagu võtsid selle sõnumi. Ja Rein ütleb, et talle anti ju ülesanne, KGB kutsus ta enda vestlusele. Ta ütleb, et ta oli tavaline vend ja seda nüüd need tunnistused, kõik, mis mina nüüd olen uuesti üle kuulanud. Ma tean, et paar tunnistust, mis mul on olemas, mida ma ei ole üle kuulanud, aga ma usun, et ma faktides väga palju ei saa mööda panna, sest ma nii peeneid fakte ei hakka üldse, ma räägin niisugust täpset juttu või prohvetlikku juttu, mis siis Rein rääkis. Ma kuulasin ja kokkuvõtteks ütlen, Rein ütles, otsige Jumalat, alistuge Jumalale. Ja ta ütleb, ootab uus Jumala püha vaimu torm, see tuleb Eestisse. See tuleb Soome ja Venemaale, tema on selle pärast palvetanud. Siis ta ütles seal, et Peetruse kirja see lause, kõigide asjade lõpp on lähedal, olge arukad ja valvake. On tulemas looduskatastroofid. Tema rääkis siis, kui ta polnud veel 80, ta oli 80 lähedal, siis ta ütles ka, et siis olid juba mingid tsunamid ja mis siis kõik, eks neid ole ikka, aga siis ta ütleb, et ja kui ta käis siis mingi enne 80, ennem kui ta sai 80 minu meelest, siis ta käis Iisraelis, võib-olla ta on rohkem ka käinud, aga mina räägin selle tunnistuse põhjal, mis ta ütles, et ta läks Iisraelisse ja ta oli üldiselt alandlik vend, nii palju kui mina olen kuulnud. Ja siis ta ütles, et Jumal ütles talle, palveta Iisraeli pärast. Siis ta ütles, mina, mingi väike vend Eestimaalt, mismoodi mina palvetan. Ja siis nad olid võtnud ühe teise vennaga auto ja sõitnud niimoodi Iisraelis ringi ratastuma 1000 kilomeetrine ring. Ja siis ta õnnistas ja palvetas kõiki Iisraeli noori ja lapsi ja sõjaväge ja mis ta siis kõik palvetas. Ja kuigi tõesti me täna ütleme, et Iisrael on täiesti nagu ümbritsetud araablastest ja nende plaan on, et Iisrael saaks merre pühitud kogu täiega. Et lükkavad nad merre, kuid meie räägime, mis toimub praegu meie kogudustes. Mis toimub Eestimaal, minu meelest, kui ma vaatan neid suuri super teenistusi, mis välismaal on, siis tõesti seal ma näen väga palju on kirikut täis. Aga Eestimaal ma ei ole veel näinud, et meil oleks kirikud eriliselt täis.
Ikka need samad endised jumala sulased, uusi tulijaid, võib-olla suurtes linnades on mõned, aga kirikud on tühjad. Tõsiselt. Ei ole sellist, nagu me ütleme, et nüüd on juba ärkamine hakanud. Ja Rein ütles niisuguse lause, ta ütleb, meie oleme küll kristlast, aga me oleme justkui poolilmalikud. Nii et tema soovitas, et tead, ta ütles veel vene keeles, kuna tema, nagu ma tean, et Olevistes olid ju osad jutlused, olid ju vene keeles, need venekeelsed ja need keelati ära. Ja siis, kui ta seal, ma kuulasin just, et tema tunnistus ütleb, et kujutad ette, kuidas nad ütlevad, et me keelame ära venekeelsed teenistused, meil on vägisi aetud vene keel meie riigikeeleks praktiliselt, eks, kõik asja ajamine, me pidime tegema topelt, kõik vene keeles ka, et kuidas nad ütlevad äkki, jätke venekeelsed teenistused ära. Te ei tohi enam vene keeles ja kuna KGB oli täpselt selle Oleviste vastas, nende kontor oli seal lähedal või täpselt nende kiriku vastas seal või ma ei tea, mismoodi seal. Ja siis ta ütleb, ma olen näinud seda maja, aga ja siis neil oli ju kogu aeg jälgiti neid. Kogu aeg nad olid nagu, ja siis neid, Rein ütleb, ma olin väike vend, aga need suuremad, kes olid kiriku, nagu ütlem, mehed, need käisid kogu KGB-s kogu aeg vastust kandmas. Ja nüüd, kui me räägime selle kõige valguses, öeldi talle, et te peate lõpetama selle venekeelsed teenistused ja lõpuks tead, nagu Rein ütles, et ma olin ikka väsinud ka oma jagu. No kui sa mõtled, eks ole, et sa töötad, siis sul on pere, siis õhtuti, kus iganes on siis need teenistused ja siis sa teenid inimesi ja poole ööaegu siis saabud koju, eks ta ikka väsitab ära küll. Ja see on täitsa loomulik asi, et me kujuta ette, me väsime, eks. Aga vahel me võtame, siin ei ole see koht, et ma oleks Reinu ei kritiseeriks, sest ma tean ise, enne seda, kui ma jäin oma 3. lapsega koju dekreeti, siis ma mäletan, et kuna mul oli siis see noorte osadus siin, siis ma tundsin, et ma olen siis ma töölt jooksin koju, kuna mul pidi olema kõik okei seal kodus, mul ei tohtinud ühtegi, nagu öeldakse, kriitikanooti sealt tulla, sest see oli see aeg, kus ma pidin olema nagu hästi koondunud ja hästi kõik, mitte ühtegi nurinat, piiblit ei tohtinud kuskil ripakil jätta, siis täpselt see oli mul niisugune kogu aeg, tegelikult ma jooksin ühest asjast, ma jooksin lasteaias töölt koju, siis ma jooksin sinna noorte osadusse, ma kogu aeg jooksin. Ja siis ma olin ikka lõpuks nii kutu. Nii et me ikka väsime ära küll, meie lihal on ikka teatud piirid, me ütleme, kui jumal need piirid ületab, nii nagu me ütleme, et on ju neid tunnistusi, kui see ärkamise aeg oli esimene siin, kui need ernuutlased tulid siia Eestisse ja need esimesed kogudused algasid, siis memmed hüppasid kõrgete, talumemmed hüppasid kõrgete katuste või ühesõnaga nende võlvide alla püha vaimu väes. Nii et, aga kui Rein ütles selle kohta, et kuulge, otsigem Jumalat, otsigem tema tahet ja tema tundis ennast minu meelest kuni lõpuni süüdi sellest, et ta ikkagi nõustus, et okei, need lõpetame need venekeelsed teenistused ära. Aga see on ka profeteeritud ette, et see nii sünnib. Sellepärast, et teise maailmasõja ajal tuli prohvetlik sõnum ja öeldi, et noorte ärkamine algab Olevistes ja et tulevad tuletõrjujad, kustutavad selle ära ja siis ärkab ta mingi aja pärast uuesti. Ja kui ta siis lahvatab, siis ei saa seda pidurdada mitte keegi. Et see on võimsam ja suurem. Niisiis, ja siis ta räägib sellest, et võrdleb kogu Iisraeli asja, et Iisrael on meile nagu see, pange tähele, mis Iisraelis toimub, sest et praegu on veel armuaeg, aga räägitakse, et kõik juudid saavad päästetud ja kõik need, kes enne Messiat vastu ei võtnud, võtavad Messia vastu. Ja veel üks asi, mida Reinul oli hästi südames, mina nüüd just nimelt seda fakti ma üle ei lugenud, üle ei kuulanud, ta ütles, et ta oli Jumal küsis, palju sa tahad, see uus lõikus, palju sa tahad neid inimesi. Ja siis ta ütles mingi summa, Jumal ütles nii vähe. Aga tead ma praegu, kuna ma üle ei kuulanud, ma ei mäleta, mis see summa oli. Ja temal oli hästi südames kogu, et kellele ma selle oma võitmise edasi annan, enne kui ma siit ilmast lähen. Ta juba tegeles sellega pikki aastaid ennem seda, et see ei olnud nii 2-3, oi täna tuli mõte, nüüd näed, lähen varsti suren ära. Ei, ta oli ikka 94, kui ta nüüd ära suri, aga tema jutud olid juba enne 80, kui ta sellest rääkis. Ja siis ta andis selle võitmise, mis on inimeste, et palju neid lõikus tuleb,
ta võidis Olga Kolikovat ja andis selle võitmise üle talle. Tema on Peterburi pastor. Niisiis. Järgmine asi, mis ma täna tahaks meelde tuletada, et kui Jumal ikka sulle ette toob need asjad, siis ta toob neid. Ja see oli see, et Rick Joyner nägi aastal 1987 unenäo. Ja ta nägi unenäo, et tuleb lõpuaja lõikus, see tuleb 2 etapis. Ja nii materiaalsel, vaimsel, kui ka sünnib hästi palju lapsi see aeg. Ja esimene etapp kestab 2-3 aastat, siis see hääbub ja kujutage ette, ta ütleb täitsa selge, et see oli 90-ndatel. Ja meie oleme ju kõik kuskil see 90-ndate aastate vili. No see kogudus konkreetselt, eks. Meie oleme just sellel ajal tulnud ja siin oli tõesti, kui sa mõtled, et see oli ikka, me ikka tulime nii tuliselt ja siin ei saanud nagu mitte keegi ei kahelnud, et kes meid kutsus, eks. Ja kui ma nüüd selle ajal mõtlen, kuigi see oli Rick Joyneri see unenägu, siis ma mõtlen seda, et ta räägi, raudne eesriie ju avanes, eks ole, meil eestlaste jaoks. Siis Berliini müür ju langes, see kõik toimus, see oli kõik ette kuulutatud, eks. Ja siis ma mõtlen nende meie meeste peale. Allan Laur, Harri Leesment ja Märt Vähi. Kujutad, et nad tulid just siis, sellel ajal Eestimaale. Ja kui ma valmistasin selleks juts, ma mõtlesin, minul tuli küll niuke aukartus. Jumal, sa ikka liigud siin Eestimaal. Sa tõesti liigud, kuigi meile tundub, et niuke tunne, et kõik on nagu vaikuses ja kõik on nagu midagi valesti ka ei ole otseselt, aga see on valesti, et inimesed ei taha tulla Jumala juurde. Ja ta ütles ka Rick Joyner, et tuleb rahulik aeg, tuleb ettevalmistusaeg järgmiseks laineks. Ja kui see tuleb, siis on sellest, ta ütleb, et praegu peaks olema veel 2 aastat aega. See oli 26. jaanuarikuus, ta rääkis sellest jutlusest, või sellest nägemusest, mida ma kuulsin, ja ta rääkis seda just nüüd sellel aastal. Et ei ole, nagu öeldakse, 10 aastat tagasi. Ja siis ta ütles, et kuskil 2 aastat on veel aega, ja ta ütleb, et see uus laine tuleb palju mastaapsem ja esimese laine ajal valmistatakse, see oli prohvetlik sõnum, valmistatakse ette töötegijad teise laine lõikuse ettevalmistuseks. Nii et nüüd te saate aru, miks me siin oleme, eks ole? Nii. See tuleb kui tsunami. Ja siis ei tasu ära unustada seda, et kui tsunami tuleb, siis tuleb ennem seda, kõik nagu taandub ära, kõik kaob ära, ta ütleb, vesi kaob ka ära. Ja vaata seal, kus on Indoneesias või kus oli see suur tsunami, et osad inimesed, vesi kaob ära, läksid sinna selle koha peale, kus vett ei olnud. Vesi täiesti nagu rand läks kuivaks, kaugele vesi kadus ära. Ta ütleb, et see oli väga ohtlik, mis nad tegid. Ja siis see tegelikult tsunami kogub vett ja ta kogus 150 meetri kõrgust veesammast. Ja kuidas ta kogub niimoodi seal vee all hakkab ja kogub ju kaldast ära. Kui me mõtleme, et seda võrreldatakse tsunamiga ja ma olen seda profeteeringut kuskilt veel kuulnud, ma ei tea konkreetset inimest, kellele seda panna, et keegi on veel saanud, et tuleb, minu meelest oli see Schmidt-Wiggelford ütles niimoodi, see viimase aja lõikus tuleb nii võimas, see tuleb nagu laine, see tuleb nagu marutuul. Ta võrdles minu meelest samamoodi tsunamiga, ütles, see tuleb ja mitte keegi ei saa seda enam peatada. Ja nüüd siis nii. Ta ütleb, et tema on valmistanud oma kogudust, eklesiat, oma töötegijad. Need on nagu sportlased olnud tohutu pühendumise ja fokuseeritusega. Ja siis me võime hinnata, kui fokuseeritud me oleme alles, me oleme pühendunud, me teame, et Jumal on meid kutsunud ja siis ta ütles ka, et kui me töötame, eriti praegu selle olümpiamängude nagu valguses, võiks nagu öelda, mõtle, kuidas need sportlased ette valmistuvad. Milline ettevalmistumine, milline pühendumine. Sul on päevad ja siis seal, kui sa kuuled, et täna see meie Niina, kui ta seal uisutas, et täna mulle meeldib see, et mul on 1 päev ta puhkab, magab välja. Muidugi trennid on nagunii, eks, aga kõik see puhkamine, kõik on rütmis, kõik on eesmärgipärane, kõik on nagu ütleme, ei ole niimoodi lipa-lappa, et ma ei tea, ja ma kujutan ette, et ka meie ettevalmistused, Jumal on meid tegelikult, ma usun, et kui tema midagi alustab, ta viib lõpuni.
ta on väga hea treener. Ma kuidagi olen nüüd selle valguses nagu kuidagi mõistan seda nagu, tihti on see, et nagu oleme kuskile vahele kinni jäänud, vahel tuleb, aga need on need lihalikud mõtted. Nii et kogudus, kes järgib Jeesust, on palju rohkem väge kui Riigikogus. Seda ei olnud Rick Joyner, see tuli mulle kuidagi, ma ei tea, mis ajal. Ja ma siis hakkasin mõtlema, et kas ma olen natuke suureline, et ma siuksed sõnad välja ütlen. Aga ma leidsin, et kui meie tõesti, ma tean, mis meie siin teeme. Selle hulga, kes me siin oleme. Kuidas me palvetame selle paikkonna pärast, kui me palvetame inimeste pärast. Üks kord rohkem, teine kord vähem. Aga me ei jäta kunagi palvekoosolekut ära. Seda on ikka meil, see on nii arvu, siis me lihtsalt ühendame mingi muu asjaga või me mingi, et seda tegelikult praktiliselt ei olegi. Siis me oleme alati mingil muul ajal kasutanud või teenistuse lõpus, kui on mingid, mis iganes plaanid kokku läinud. Nii et siis prioriteedid õigesse järjekorda, et me käiksime oma kutsumises, et me täidaksime Jumala tahet, et me teaksime, mis on oluline, mis on Jumalale hea, mis on Jumalale meeldib. Ja mis on tema täieline tahtmine. Ta ütleb lausa, et ilmutus lõpuaegadel suureneb Jumala riigist ja pühadusest ja kaob ära igasugune kadedus. Mis asja sa siin ikka kadetsed? Igaüks teeb oma asja. Otseselt kutsumine on erinev. Mida mul kadestada, et keegi mängib mingit pilli? Mida mul kadestada? Mina vehin 2 lipuga täna. Päris võttis õlad läbi. et mul on päris suured lipud, nii et see ei ole üldse asja tuum, vaid et igaüks teeb, mis ta teeb. Ja nüüd on üks inimene veel, Marika Oleko, kes on ka näinud teatud nägemusi. Nii et ma mäletan siis, kui see suur ärkamisaeg, kui need noored tulid ja meil tõesti oli Paliveres noori, iga noorte teenistus oli 16-18 noort kohal. Mul on täpselt need numbrid meeles. Ja kui oli see aeg, sest mitte kuskil mujal, meile öeldi ikka, et mujal ei ole noori, nagu teil Tallinnas veel on, aga nagu teil siin väike koht ja nii palju noori. Ja siis tookord ma mäletan seda, kui see aeg oli kõik käes ja äkki kõik hakkas nagu suretati ära, täpselt samamoodi vaimu sõna otseses mõttes kustutati ära. Kohe vägivaldselt kustutati ära. Ükskõik, kuidas sa vastu seisad, ma tean, et mina seisin vastu. Et ma tõesti, mis iganes, lausa sellepärast Jumal käskis uue kogudused teha. Nii et see, mis iganes see on, ega ma ei räägi, et ma teen kõige õigemad otsused, aga ma usun, et Jumal lükkab kõige õigemini meid edasi, kui me otsime ja küsime tema käest. Ja siis ma küsisin Jumala käest, ütle mulle, kas mitte midagi sellest ajast järgi ei jäänud. Sest ma tean, et väga paljud noored tulid ja tohutu meeleparandus käis. Me käisime koos, kogunesime, ma tean, meil lubati lasteaiaruumides koguneda. Siis meid oli seal üle 20, üle 30 vahest koos. Me tegime näidendeid, me palvetasime, mis iganes me tegime. Ja kuidas see sai niimoodi ära hääbus? Ja ma tean, kui ma küsisin, Püha Vaim, kas mitte midagi sellest ei ole järele jäänud, sest mulle tundus, et nagu mitte midagi. Ja siis ma olen seda teile rääkinud ka, aga täna mulle, kui ma väite valmistasin, siis tuli see ette. Üks suur kallur, nii suurte ratastega, et tõesti, see on nagu need suured, nagu me ütleme kaevandustes, need suured, vaata kollased, hästi suurte ratastega. See suur kallur tuleb ja just oli valatud tsemendist niisugune nagu tee, hästi lai tee, see ei olnud üldse kitsas tee. Suhteliselt, võib öelda, et sama lai tee, mis see asfalt tee, mis meil kiriku juurde, umbes sama lai tee võib öelda või vaata, et võib-olla pisut. Ja see oli tavaliselt teid ei valata tsemendist, eks ju, nagu maja vundamenti. Aga see oli just nimelt tsemendist valatud tee. Ja siis tuleb üks suur kallur. Ma tean, et tal oli seal kruusa peal, et ta oli veel omakorda raske. Tuleb ja täpselt selle valatud tee peale sõidab. Ja kui ta tagurdas, ta nägi, et et pehme on või ütleme, et tee on, et peaks nagu tagasi minema, et sealt läbi ei saa, siis ta tagurdas tagasi ja mitte niimoodi, et läheks samade radade mööda, sama autorehvide, vaid ta keeras niimoodi, et kõrvald jäid teised jäljed ka veel. Olete näinud, kuidas auto tagurdab vahest, eks ole, et mõnikord saab sõita otse samasse, aga teinekord tuleb teisa jäljed, kuigi sama. Ja täpselt niisugused sügavad rööpad jäid järgi.
ja nüüd, kus mul kalender märkmikus tuli just meeldetuletus, nagu öeldakse, püha vaim on väga täpne ja tuletab asju meelde, ise üldse ei mõtle selle peale, mul poolt siis kaugeltki jutlus üldse valmiski ja siis tuleb see pilt, mitte siis ei tulnud meelde, vaid see tuli lisaks. Et mäletate seda, mida ma olen ikka, et me kasvatasime kasvuhoones tomateid. Ja ma teadsin, et me käime kõik korda mööda seda kasvuhoonet tööd tegemas. Vahel ma tean, me olime mitmekesi ja vahest olime kahekesi ja ma ei näinud nagu neid isikuid, kes seda tööd teevad. Aga ma tean, et me kõik korda mööda käisime. Ju need meie teie ikka olime, kes see muud. Ja minu kord oleks nagu olnud ja ma siis lähen vaatan huvitav, et ma ei ole kunagi märganud, et siin kasvuhoone põran või seal lähevad mingid torud. Millal nad sinna tekkinud olid, ei tea. Aga seal olid torud ja siis ma läksin nagu torude järgi kasvuhoone tagumisest uksest välja ja kui ma silma tõssin nagu ülesse, siis ma nagu kujutasin ette, et ma olin nagu kuskil kohal ja kus ma iganes siis vaatasin, kui ma kasvuhoone juures olin, igale poole, kus mu silm iganes vaatas, igal pool olid kurgipõllud. Ja neid oli nii palju, need olid nii võimsad, tugevad kurgitaimed, et ma selle järgi sain aru, et on peenrad, sest et see lehehunnik, mis oli peenra peal, moodustas niisuguse nagu kaare, et siis see näitas ära, et on peenrad. Muidu, nii palju oli neid ja seda oli nii palju, kui silm seletas. Nii, ja kui me nüüd räägime, see on ainult, mis Jumal on siin rääkinud, eks ole ju. Nii et milline on Jumala riik? See, mis tuleb ja see Jumala riik on selline, et seal on Jumala riigis on kõik asjad olemas. Seal on olemas, kui me räägime riik kui selline, milline on riik? Riigil on oma juhid, riigil on oma kord, riigil on oma haridussüsteem, riigil on oma sotsiaalhoolekanne, riigil on oma raviasutused kindlasti, kõik niisugused asjad. Ja kui sa mõtled, Jumala kuningriigil on see kõik olemas, aga meil on ka Jumala kuningriigis vastutus. Meil on kohustused, me oleme lojaalsed oma kuningriigile. See kaasneb selle riigiga. Ja nüüd see, mis tuli siis, see ei ole pikk lause, aga tuli sõnum, mitte minule, vaid ühele inimesele. Rääkisime lihtsalt juttu. Ja siis ta ütles, varjus olevad seemned on hakanud kasvama. Nad on juba 2 lehte on juba väljas. Need ei ole teadlikult külvatud, aga neid on palju. Veel lisaks sellele, mis meil need kurgipõllud. Ta ütles, varjus olevad seemned on hakanud kasvama. Kus meie eest varjus või ei ole teadlikult külvatud ja ta ütles, ja neid on palju. Ja lihtsalt jutu sees, nii kui need prohvetlikud sõnumid tulevad. Nii, nüüd ma olen teile edastanud selle, kus me siis oleme, et me oleme ülemaailmselt on profeteeritud, Eestimaal on profeteeritud, Eestimaal on juba midagi olnud ja nüüd isegi meil siin Paliveres kõik läheb kokku. Eks kõik läheb absoluutselt kokku selle ajaga, mis tulemas on. Ma lausa kirjutasin välja, muidugi neid kirjakohti oli rohkem, aga ma kirjutasin teatud kirjakoht, mis räägib sellest Jumala kuningriigist. Ja minu tänase jutluse pealkiri on vaimus riik. Et ta ütleb, et Jumala vaimu abil, Matteuse evangeeliumi 12, Jumala vaimu abil te ajate välja kurje vaimu ja kui te seda teete kurjad, siis on küllap on Jumala riik jõudnud teie juurde juba. Nii et just kui see Jumala riik on, me teame, et see riik on nagu Jumala alustatud, Jumal on seal, tema valitseb, tema autroon on seal, maa peal on tema jalajälg, kus ta kõnnib, tema on õiglane Jumal ja kõik tema riik, mis sünnib, kõik on tema tahtmisest, tema poeg maksis selle hinna ja et meie võiksime tulla Jumala kuningriiki. Jumala riik ja kui ta rääkis variseridele, siis variserid said väga hästi aru, kui Jeesus ütles niimoodi, Jumala riik võetakse ära teie käest ja antakse sellele rahvale, kes ta vilja kannab. Ja siis ta ütles selle veel, see on 44 salm Matteuse evangeeliumi 21. peatükis.
ja kes selle kivi peale kukub end puruks, aga kelle peale iganes see kivi langeb, see teeb see pihuks ja põrmuks. Ja ülempreestrit ja variserid seda tähendamissõna kuulates taipasid, et ta räägib, see käib nende kohta. Kujutad ette, püha vaim, kuigi nad rääkisid kuningriigi vastu, nad said aru, et see räägib neile. Sest ta ütles, et ma neile, kes ei ole minu omad, ma räägin tähendamissõnadega. Aga teile ma räägin, minu lapsed, ma räägin otse. Aga nendele ma räägin tähendamissõnadega. Ja nemad said ka aru, nii et püha vaim annab ühe arusaamisega. Ja Matteuse 6:30, otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust ja seda kõike antakse teile peale kauba. Ja kui te mäletate seda lugu, kui 2 poega oli ja ühele isa ütles, tule nüüd, mine tee seda teist ja teisele ütles ka, siis teine ütles, jaa, küllap ma varsti tulen, ei, minul ei ole aega. Ja tegelikult nad esimene, Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, tõlnerid ja hoorad saavad ennem teid Jumala riiki. See oli selle poegade jutu peale. Üks ütleb, ma teen ja siis ta tegelikult pärast ikkagi tegi seda, alguses ütles, ma ei tee. Aga kui me räägime, et kui teie ei võta seda vastu, siis Jumal ütleb, mina teen uksed lahti, ükskõik tulgu, kes tuleb. Nii et võib-olla see ei ole, no me ütleme, et oi, milline väeline kuningriik, kõik hoorad saavad, aga need hoorad kõik parandavad meelt. Joodikud parandavad meelt, narkomaanid parandavad meelt. Nendest, kes olid Jumala, nii kui öeldus, kuradi köidikutes seotud, need saavad vabaks ja teenivad Jumala riiki. See on Jumala riigi laienemine, on ju? Niisiis, aeg on, Markuse 1:15, aeg on täis saanud, Jumala riik on lähedal. Parandage meelt, uskuge evangeeliumisse ja teie kätte on antud Jumala riigi saladus ja väljas olijale ilmneb kõik tähendamissõnades, mida ma just ennem ka kinnitasin. Nii, aga Markuse evangeelium, millega siis võrrelda Jumala kuningriiki? No me ütleme, et mis sa meile räägid, me oleme vanad kristid, me teame täpselt, mis asi on Jumala kuningriik. Aga teate, vahest on päris tore nagu läbi uuesti kammida, mis asi see Jumala riik siis on. Ta ütleb, ta võrdleb seda väga lihtsa asjaga, sinepivakesega, mis on kõige väiksem seemnetest ja kui külvatakse maa peal, kõige väiksem seeme kasvab, kõige suurem puu. Me ütleme, Jumala kuningriigi seemned, ütleb väike seeme, kõige väiksem. Ta hakkab väikselt kuskilt peale. Nii tähtsusetu, mingi pisike asi. Me võib olema ka kellegi silmis tähtsusetu pisike. Aga Jumala vaim on meid kinnitanud. Me ei ole enam tähtsusetu. Me ei ole enam mitte keegi. Me oleme õigeks mõistutud. Me oleme selles paigas vahipostil. Me teeme eest palveid. Mitte see, et oi, mina. Ma tean, kui Pauluse see autoriteet oli kõikumise all ja küsiti, et siis võiks ju eeldada, et Paulus hakkab ütlema, et vaadake, kui palju koguduse ma rajasin, vaata, kui paljud tulid Jumala kuningriik. Aga mis tema rääkis? Ta rääkis hoopis, kui palju ma kannatasin, kui palju ma sain hoope, peaaegu uppumas olin, mis ta kõik, ta rääkis nagu nendest. Ja me mõtleme, et kannatustest sa räägid, valust sa räägid. Me oleme ju Jumala lapsed, meil ei ole mingit valu vaja. Ta ütleb, tead, kui Jumal on meil lubanud kogeda kannatusi ja valu, siis sellel peab olema mingi eesmärk Jumala silmis. Et ma arvan, et see on, et me oleksime kaastundlikumad, et me mõistaksime, sest muidu tundub umbes, vaadake, kuidas me vaatame siin isekeskis üksteise peale. Oi, vaata, see Jumala sulane. Tal on lapsed ja lapsed, kõik teenivad Jumalat, nii aulised. Ja siis ta hakkab juba seesama aulin, hakkab juba neid peksma, kellel ei ole nii hästi asjad. Aga kas meie oleme päästjad? Kas sina oled kellegi päästja? On ju? Aga ma tean, kuidas meie Eesti selles kristlikus raadios, vaata, millised nad on, vaat minul on ikka kõik lapsed Jumala juures, minul on see ja minul on teine. Ma ei räägi kellegi konkreetsest ja ei tahagi üldse niimoodi öelda, vaid tihti, mitte see ei ole probleem, et tema lapsed tänu Jumalale, kas ei ole auline. Aga siis on jälle seal perekonnas mingi asi. On see, näe, äkki kellelgi ei ole ikkagi, seal on mingi asi puudu.
kas sa seda siis ei saanudki korda ajada? Näed, kõik lapsed tulid päästmisele, kas see asi, mis sul seal on, seda ei saanud korda teha. Näed, keegi on väga haige või keegi ei saa lapsi või mis seal siis on? Kuhu sa selle paned? Millise kategooriasse? Nii et tõesti, ärge tõstkem oma nina püsti ja uhkeldagem sellest, kes me oleme, mis me oleme teinud. Tegelikult on selle teinud Jumal. See, et ta kedagi meie perekonnast päästab, see on Jumala töö. Aga see, et me oleme kannatanud tema nime pärast, nii nagu Paulus ütles, me oleme pidanud vastu pidama, me oleme kannatanud häbi ja alandust. Vaata, see on see, mida me võime tõesti öelda, et ei ole see asi lihtsalt meile midagi kätte tulnud. Ja nii, et Jumala riik, seda ma ei tahagi öelda, Jumala riik ei ole sõnades, vaid väes. Ja kui meil on siin maa peal kannatusi, siis kõik valu ja kurbus, las see muutub rõõmuks. Muutke oma elus kurbus ja valu millekski rõõmsaks. Tihti on see, et ma ei saa ennem rõõmus olla, kui see palve vastus ei ole täidetud. Mäletad, sulle tuli alles üks prohvetlik sõnum, ennem kui tulid negatiivsed uudised. Vali rõõm, vali rõõmustus, vali rõõm. No mismoodi sa valid, nii kehvad uudised tuli? Ei tähenda. Jumala kuningriik on. Et Jumal teab täpselt, millise hoobi saatan tahtis sulle anda. Aga sina otsustasid olla rõõmus. Sina otsustasid, niisugune tunned, kui praegu vaadata, täiesti rahumeelne nägu on ees ja inimene, ma tean, et sa võitled, aga sa oled võidukas. Ja vaata, see on see, et me naeratame kuradile vastu. See on otseses mõttes naeratame, sa ei röövi meilt meie rahu, sa ei röövi meilt meie lähedasi. Nii et anda ja Jumal ütleb, kui sina oled läbi käinud nendest kannatustest ja see ei ole ainult kannatuste tagajärg, vaid ta ütleb tegelikult inimene, kes on mõistnud kannatusi, seda, et anda meile veel enam väge, et me kannaksime teenistus suurema kindlusega. Ja ma loen ette esimese Korintuse kirja 3. peatüki ja salmid 14-15. Võtke siis endal ka lahti. Jah, esimese Korintuse 3. peatükk 4-15. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Ma loen 16. ka veel. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otse kui läbi tule. Nii et ärme hakka ennem nendeks, nagu öeldakse, ärme teeme neid ennatlikke kokkuvõtteid. Läheme edasi. Tead, kui me vaatame selle peale, et vahest on kurvad olukorrad, vahest on rasked olukorrad, vahest, no nüüd siis näed, nüüd ma olen juba nii Jumalaga kasvanud, nüüd tuleb veel mingi. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Kas ei ole see meile kinnitus, et kes siis elab lõpuks meie sees? Kes on meie juht? Kui mis segab kristlastel arenemist? Tead, ma ütlen, et vahest on andestamatus teine teise suhtes. Keegi reetis, keegi ütles mulle midagi. Aga kui mõelda aega, kui Jeesus oli nendes raskustes, me mõtleme, et ta oli Jeesus, eks ju. Tal oli 12 jüngrit, aga kui ta läks kannatuste eel, mis siis juhtus tema jüngritega? Need jäid magama. Ja kui me nüüd praegu ütleme, me oleme samas kohas väljas, et me oleme hakanud vendade õdede üle kohut mõistma, oi vaata, mis see on, võib-olla me ei ütle seda välja, mina olen väga delikaatne, mina ei ütle välja, aga ma mõtlen, vaata, aga vaat see on nüüd see koht, ma ei ütle, et ma seda teen, vaid ma teen näiteks. Meil on antud tõotus, andke andeks, kuna teile on andeks antud. Ja siis tekib vahest see, et meil peaks olema totaalne teadmine, totaalne absoluutne õigus ja võime ja tahe andestada. Mis iganes, mis on juhtunud, ükskõik kuidas sind on reedetud, Jeesust reedeti ka. Ja ta ikkagi, kui ta läks ristile, ta ütles ka, isa, anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Ja sina ka. Sul on võib-olla kellegiga täpselt sama probleem. Ja siis sa ütled, oi näe, sina tunned ju ka nii, sina ka ju ei ole andeks andnud.
tead, sina ei tea, mida teine mõtleb, sina ei tea, mis on teise inimese sees. Kui see välja sulle tundub, et sa tahad oma mingeid andestamatust, tead, mõni ei saa teisega ühes ruumis isegi olla. No nii valus on see ütleme kas või keegi õde või vend. Niisiis, sinu asi on andeks anda. Keegi ütleb, et sa pead temaga kaelustama ja et sa pead temaga ühte voodit jagama. Seda pole sul keegi öelnud, on ju? Nii et selles mõttes, et su süda on vaba. Iga olukord, ükskõik see, mis hoiab sind tagasi. Tegelikult see andeks andmatus hoiab ka tagasi. See valve, et mul on kogu piir ees. Ma ei saa, mul on see piir ees. Ma ei saa ju ometi minna, sa ei peagi kallistama. Ära pane omal piir ette. Vahest mina ütlen, on hea isegi katsuda neid piire ületada. Lähen jahtaga ühte seltskonda. Lähen jahtaga, et saaks aru, kas ma olen tõesti andeks andnud, kas ma olen tõesti. Niimoodi me õpime. Ma tahan seda andeks andmist. Ma ei taha omale mingeid koormad. Siis öeldakse, miks kristlased ei arene. Mõne on niisugused taagad mingite vendade õdede, nii üks helistab sinna Valter Roosole, lõpeta ära see saade, need on hullud saaded, mis te teete? Teine ütleb, oi kui tubli, et sa teed. No kelle meele järgi sa oskad olla? Siuke tunne, et siis tõesti peabki sul olema see, ma tean, et ma teen Jumala kutsumist. Ma teen, kui mina eksin, siis see on vastutus minul. Ma teiste eest ei pea vastutust kandma. Nii. Ja nüüd ma jõudsin niisuguse põneva mehe juurde, kellest piiblist on väga vähe räägitud. Ma jõudsin Eenoki juurde, selle kõige ajel. Eenok, ma ei ole Eenokist niimoodi kunagi rääkinud. Ma tean, et Luukasel on üks laul ka Eenokist ja mulle väga meeldib see laul. Ja see on mu meelest, tõesti, kui me mõtleme, mida räägitakse siis sellest Eenokist? Tegelikult Eenokist nimetatakse 10 kirjakohta. 10 kirjakohus. Aga enamus nendest kirjakohtadest tegelikult räägitakse seda, et kellest siis see Eenok põlvnes. Eenok oli 7. generatsioon pärast Aadamat. Nii et Aadamal sündis see ja siis sündis Eenok. Nii, ja isa Aadama või selle Eenoki isa oli Jered ja Jered oli 162 aastat vana, kui sündis Eenok. Ja siis ta elas veel 800 aastat Jered, Eenoki isa, eks ole. Ja ta sai 962 aastat vanad ja siis ta suri. See on minu jaoks oluline fakt, äkki sinu jaoks ka, kui sa niimoodi mõtled. Temale öeldi piiblis, ta siis suri. Nii. Ja siis sündis, kui ta oli siis... Vahepeal sündis see, kui ta oli 162, siis sündis talle Eenok ja kui Eenok oli 65 aastane, siis sündis Eenokile Metuusala ja pärast seda kõndis ta koos Jumalaga veel 300 aastat. Ja me loeme sellest, et see on tõeline, Eenoki elupäevi oli 365 aastat siin maa peal, sest ta võeti ära ja siis ta äkki enam ei olnud. Ja võta nüüd lahti Heebrea kiri 11. peatükk 5. salm. See on see, mis Uues testamendis, me mõtleme, tead, Eenokist räägitakse ainult Vanas testamendis. Ei, Uues testamendis, kui ta loetleb neid Aadamast pärijaid seal Matteuse evangeeliumi algus, siis ta räägib täpselt sellest, kus siis see Eenok on põlvnenud. Nii, kas keegi leidis, loeb selle kirja koha? Kõva häälega, siis kostab siia kaamera. Heebrea 11.5. Jah. Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud, aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Loe 6 ka. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Just. Nii et mina suudan siit sellest kirjakohast välja lugeda. Eenok otsis Jumalat. Usus võeti Eenok, et ta ei näeks surma. Ja tead, kui ma lugesin tema isa Jeredi kohta, siis tema kohta öeldakse, siis ta suri. Aga Eenok käis koos Jumalaga ja siis ei leitud teda, sest Jumal oli ära võtnud. Ja võtnud ära koos selle ihuga, mis on see kaduvuse ihu, nii kui meil oli üks vanatädi, tädi Alviine, tema ütles ikka, ühel päeval, kuna ta jäigi kogu neitsiks kuni elu lõpuni
et ta kihlund oli küll, aga see läks luhta ja siis ta ütles, no mina lähen küll ühel päeval, Jeesus võtab mind kohe ülesse kõige mu närtsudega. Ma mõtlesin, et kust ta seda niimoodi võis arvata, et kõige närtsudega võetakse üles taevasse kogu tema ihu ja närtsudega, riietega. Aga Eenokil juhtus see. Ei ole midagi imelikku imestada või oodata sellist asja, et niuke võib tulla. Niisiis, et kui ma nüüd mõtlen selle Eenoki peale, siis selles peaks olema ka meile üks niisugune hea kadeduse märk. Oot, ta käis Jumalaga. Ja muideks tema elutee oli palju pikem kui meie oma. See ei olnud, Eenokist räägitakse vähe, aga vaata kui huvitav. Mina tean, et Uues Testamendis on ta ütles keegi, kelle nime isegi ei ole nimetatud. Nad olid pühendunud ja siis, ma ei tea, mis nad kandsid vilja või mis nad siis tegid, aga osadel ei ole isegi nimesid nimetatud. Aga nimetati ära, mida ta tegi. Nii, ja nüüd Juuda Uues Testamendis on veel üks kirjakoht, mis räägib siis sellest Eenokist. See on Juuda kiri 1.14. Aga nende kohta on ka Eenok 7 Aadamast ennustanud. Vaata, issand tuleb 70 000 pühaga, pidama kohut kõigi üle ja karistama iga hinge kõikide nende Jumala kartmatute tegude eest, mis nad Jumala kartmatult on teinud ja kõikide kalkide sõnade eest, mida Jumala kartmatud patused on tema vastu rääkinud. Vau! See oli prohvetlik sõnum ju. See oli ju prohvetlik sõnum. Ta tuleb. Eenok 7 aasta on ennustanud. Ta on prohvetlikult ennustanud. Vaata, issand tuleb 70 000 pühaga. Tuleb ja hakkab kohut pidama ja hakkab ka karistama. Kõigi Jumala kartmatute tegude üle. Tead, Eenokil oli usku. Ja nii nagu ma olen aru saanud, et nad ütlevad, et kuna sellest on ka Uues Testamendis kirjas, siis öeldakse, et Uus Testament, see on väelisem veel, sest meil on siis juba Jeesuse leping, eks ole ju. Ja Jumal võttis üles Jumala kuningriiki, Eenoki kogu oma ihuga. Kuidas see võimalik on, et isegi see maa külgede gravitatsiooni jõutada kinni ei hoidnud? On ju hämmastav. Ta võttis lihtsalt ära ja lihtsalt teda enam ei olnud. Aga Eenok isa lihtsalt öeldi, et suri ära. Ei olnud isama. Ja Metusala, siis Eenoki poeg, selle kohta öeldud ka, te suri teatud vanusest. Nad elasid väga vanaks seal too aeg. Et inimene, ennem kui ta ümber asustati sinna taevasesse kohta, ta sai juba siis, kui ta siin maa peale, sai kinnituse, et ta on Jumalale meelepärane. Miks kõik maine siis kaotas väe, sest ta elas, ta koges midagi, ta sai tunnistuse juba ennem seda, tal oli see Jumalaga koos käimise kogemus. Ta oli rõõmus, sest ta oli kellelegi meelepärane, ta koges Jumalat, ta oli usklik, ta elus oli kogemus, väärtuslik käia koos, väga väärt on, väga tark on käia koos Jumalaga, ütleme niimoodi. Ja kas sina oled ka kogenud? No ütleme, sul on keegi väga niisugune inimene, kellele sa tahad head teha. Sa hindad teda kõrgelt, sa tahad talle olla meelepärane, nüüd sa teed talle midagi. Ja see inimene ütleb sulle, ma olen nii tänulik sulle, sa tegid mulle nii rõõmu, oi kui hästi sa tegid. Kas see ei rõõmusta meid? Minu meelest väga rõõmustab, eks? Aga kujutate, aga Jumal on samamoodi. Kui meie käime koos temaga, nii nagu Eenok käis ja me ütleme, sellest mehest on nii vähe juttu. Aga tead, ma mõtlen, et kui me räägime täna Eenokist, siis tegelikult, aga Jumal ei ole muutunud ju. Ta nii ootab, et me käiksime koos temaga igal pool. Ei käi temaga ainult siis, kui lähme kirikusse, siis lähme koju tagasi tee peal, veel oleme temaga koos. Aga siis kui koju oleme, siis me ei ole enam Jumalaga. Ei ole ju niimoodi meil. Me oleme igal pool Jumalaga. Oleme kodus, oleme teed käies, läheme vetsu, läheme talgutele, läheme kedagi appi, oleme vahest määrdunud ja mustad ja teeme mingit tööd. Me oleme ikka koos Jumalaga igas olukorras. Jah, käed teevad küll. Ega see ei tähenda, et ma elan ainult teatud hetked Jumalaga. Ta käis koos Jumalaga. Ja nüüd ma küsin sinu käest. Kas teil on kogemust Jumalaga, isiklikku kogemust Jumalaga? Et te olete temaga kohtunud, sul on mingi puudutus.
ma võtan sulle näiteks, võta lahti Hiobi raamat, 32. peatükk ja ma tahan sulle anda nagu võrdpildi, et kujutate, Vana Testamendi rahvas koges ka Jumala võimsust ja suurust, nii et nad voolasid üle, tundsid, et enam ei suuda, ma pean sellest kellelegi rääkima. Hiobi 32, 18-21. Nii. Kes 18-21, kas keegi tahab lugeda? Kes, jah. 18-22. 21. Sest ma olen täis sõnu, vaimu sees sunnib mind. Vaata, mu sees on nagu vein, millel puudub väljapääs otse, kui uus nahkkastja on see lõhkemas. Ma pean rääkima, et saada enesele õhku. Pean avama huuled ja vastama. Ma ei taha nüüd olla erapoolik ega kedagi meelitada. Kas ei ole põnev kirjakoht? Minu jaoks nii põnev. Ta ütleb, et ma olen täis sõnu. Vaimu sees sunnib mind. Vahest on nii, et mu suu on täitsa vaikne üldse, aga kui ma hakkan siis palvetama, meil on neid tunnistusi, alles täna ütles, aga kus siis kukub äkki vahutama. Ja tead, ma ütlen, ma ei mõtle neid sõnu, aga need tulevad. Ja ma usun, teil on samamoodi olnud. Kui kellel on mis annid, kui ülistuses, minul ei tule laule, mul on vist elus üks laul ainult tulnud. Teil tuleb, ütleme teatud inimestel tuleb neid lihtsalt. Tuleb aja tagant. Ja need on nii vaimustavad ja me jälle ülistame, jälle laulame. Me ütleme, et vaata see, mina olen siin vahest kiitnud oma ülistusjuhti, ütled, küll see oli, mulle nii jäi see laul helisema ja tema muidugi siis võtab enda pealt selle au ära, ütleb, ei on ikka palju ilusaid ülistuslaule. Mõtlesin, tore. Jah, palju ilusaid naisi on veel peale sinu ja peale minu. Et vaata, kui me hakkame niimoodi mõtlema, et võtame nüüd seda, kui keegi, tähendab, sa panid naelapea pihta, just sa kasutas, mõtled, aga see oli vana laul, ja siis, aga meie sõnum piiblist on ka vana ja piibel räägib, aga me oleme uuesti sündinud. Kus siin siis? Aga nüüd, kui see Hiob, kes ütles, et mu sees nagu on vein, millel puudub väljapääs otse kui nahkkast ja see hakkab lõhkema, vaim tahab välja saada. Ma pean avama huuled ja vastama. Ma ei ole erapoolik, ma ei hakka kedagi, sina ikka, kuidas vaata, mäletad, mingi aeg oli, nüüd sa hakkad mind pöörama küll ringi, hakkad mind Jumala riiki nagu pöörama. Ma tean, et ma olen öelnud inimestele, ära muretse sellest, mina sind küll pöörata ei saa, ma võin sulle rääkida oma asja, aga mina sind pöörata ei saa, tõesti Jumal ju pöörab. Nii et kui me räägime, et Hiob pulbitses ja siis ma tean, et ma kuulasin ühte tunnistust, üks noormees, ta oli alles noor kristlane, ma ei tea, kas ta oli olnud paar kuud ja siis ta kuulas pastori jutlust ja ta ütleb niimoodi, et pastor käis ka WC-s ära ja siis peseb seal käsi ja siis see noormees tuleb välja ja siis ta küsib see noormees, kuulge, kuidas te suudate niimoodi, nagu rääkida või? Kuidas te suudate? Ma ei saanud saalist välja minna, mul oli nii häda, aga mul ei olnud, ma ei julgenud saalist välja, sest see sõna oli nii vääline. See puudutas mind niivõrd, siis me mõtleme, et mõnda teist võib-olla seekord see nii väga ei puudutanudki. Aga vaat niimoodi me tunnemegi Jumalat erinevat moodi. Vahest tahab välja pulbitseda. Vahest on nii, et ma seisan augul, ma ei saa ära minna, ma pean selle lõpuni kuulama. Vaata, Jumala vaim ju annab meile neid erinevaid asju. Ja kui siis ta küsis pastori käest, et ühesõnaga, kuidas te seda teete, siis ta ütleb, küsis niimoodi tema, aga kas sa oled ristitud püha vaimuga? Kas sa palvetad keeltes? Ta ütleb, ei, vahel ikka juhtub. Ja siis ta ütleb, tead, otsi Jumalat, palveta vaimus, otsi tema palet, otsi tema tahet, otsi tema lähedalolu. Ja minu see täna tõesti see vaimusriik, vaat see ongi see vaimusriik, ma ei saa seda panna niimoodi reeglitesse, kaustadesse ja ometigi see on ka seal. See on ka sõnas, see on kaustades, see on igal pool, see on vanas seaduses, see on uues seaduses. Ma küsin sinu käest nüüd niisuguse küsimuse. Mis
meid, kristlasi, või mind ja sind eristab mitte kristlastest? Mis asi see on? Oskad sõnastada? Ei oska? Eristab. Jah. Jumal ise elab meie sees. Jaa, täitsa õige. Jumal tõesti elab meie sees. Mõni võiks öelda, et et usk, no siis ma vastaks selle peale, ma ise kodus mõtlesin, keegi vastab, et usk, eks ju. Aga kui sa ütleb, et olgu sul usku Jumalasse, aga tegelikult teemonid ja saatan ka usub. Täpselt usub ja teab, et Jumal ei valeta. Täpselt teab. Kui sina oled kristlane, siis tegelikult see ongi meie vahe. Me otsime Jumalat. Me otsime teda. Ta ütleb, otsige esiteks Jumala riiki, kõike muud antakse teile pealekauba. Sest et kõik, kes Jumalat otsivad, miks seda peaks siis otsima, kus ta siis jälle peitu läks aga tegelikult see otsimine on pigem see igatsemine. Ta ei poe meie eest peitu, mulle tundub tegelikult lihtsalt meie poeme vahest tema eest peitu. Meil on nii palju tegemist, meil on töö ja meil on töö ja meil on töö ja meil on kodu ja meil on koristamine ja meil on aiamaad ja meil on põllumaad ja küll on vaja lund lükata, ma võin neid töid palju üles leida. Vahest läheb lolliks, sa oled täitsa segi, sest kogu aeg on vaja teha. Ja mulle tundus, ma mäletan, kui ma olin ka selles köidikutes, ma olen pensionär ja mul on palju rohkem hingamismaad. Aga siis ma suudan ennast praegu ka ummikusse vahest mõelda, aga äkki ühe korraga ma tabasin. Vau! Ma olen hõivatud, aga kas see, et ma olen hõivatud, kas siis ma ei saa Jumalat otsida või? Ma saan teda otsida tööd tehes. Ja siis tuleb tõesti see, ma ei mõtle enam ennast ummikusse, vaid ma olen bussiga sõites, autoga sõites, igal pool olen Jumalaga, tööd tehes igal pool on Jumalaga. Ja tõesti siis, kui me mõtleme seda, et meid keeratakse, mina teen eritigi need, kes tööl käivad ja on väga hõivad, siin keeratakse nagu nii kinni. Saad aru, sest et sul on nii palju kohustusi ja siis on veel tööl on tööaeg ja siis tööväliselt on igast koolitused, asjad, ma tean, me oleme ise sama asjad. Ja siis pannakse sulle nagu vinti veel kogu peale, eks ole, no nüüd sa pead plahvatama. Aga tead, ma ütlen sulle, sa ei plahvata selle pärast ainult, et sa käid koos Jumalaga ja sa suudad selle auru temaga välja lasta, sest tema ütleb, tule ja heida oma koormad minu peale, ma aitan su iket ja koormaid kanda. Ja tegelikult ma olen ise mõelnud, kui palju kordi ma lihtsalt tunnen ma peab pidurit, sest ma võin ennast vahest, nagu öeldakse, ummikusse mõelda. Ma võin ennast haigeks mõelda, mis kõik tegemata on, vähemalt varem. Nüüd ma võib-olla olen nagu targemaks, ma ise loodan vähemalt, et ma targemaks saanud. Nii, et ma tõesti loodan, et sa otsiksid Jumalat igal pool, kus sa oled. Tead, kui sa otsid Jumalat, siis on võimalik ka nendest muredest ennast välja rabeleda, välja kaevata. Tead, ma ei tea, kas see oleks võimalik ilma Jumalata. No siis sa ütled, ma tegin selle töö ära, nüüd mul on päris hea tunne mu sees. Aga tead, ma võin sulle öelda, need tööd ei saa otsa. Kui sina oled mõelnud, et ma olen kõik tööd juba täna ära teinud, siis tead aru, õhtul hilja enne magaminekut tuleb sul saatan ja ütleb, vaat see asi on sul veel ära unustatud, selle sa pead kindlasti kohe ära tegema. Et isegi uneajad sa kasutad ära. Nii, et sa ju tunned midagi, kui sa Jumalaga koos käid. Sa ju tunned, kui me ülistame. Me ju tunneme Jumala armastuse kohalolu. Sa ju tunned midagi. Sa tundsid, kui kohtusid Jumalaga, kui sa palvetasid, kui sa said palvevastuseid, kui sa lihtsalt teed käies vahest, sa tunned kõik võimsa Jumala kohalolu. Oled ju tundnud, eks? Nii, ja siis me ütleme, ja Eenok tundis ka, ma just seda väga rõhutan, Eenok tundis Jumalat ja see hakkas mõjutama maist elu, tema maist elu. Ta kõndis koos Jumalaga ja tegelikult ma ütlen, meie lapsed peaksid ka tundma Jumalat, perekonnad peaksid tundma Jumalat. No kuidas ma neid nüüd sunnin kirikusse tulema? Aga keegi pole öelnud, et sa pead neid sundima. Aga sina lihtsalt too nendeni, too neile Jumala kohalolu, too iseendaga sinna minnes see Jumala kohalolu. Sa lähed nendega kokku saama ja Jumala rahu laskub nende peale. Lihtsalt, sa ei pea muret, mis ma ütlen, mis ma teen. See tuleb. Jumala kohalolu, vii inimesteni. Kui sa oled koguduses ja teenid inimesi, siis võta kaasa see. Lähed töö juurde, lähed külla, võta Jumal ja too see nendeni. Too lihtsalt sellega, et sa lähed sinna, oled. Võib-olla muudad atmosfääri.
Tegelikult iga kristlik elu peaks olema täidetud elava, kogetava Jumala kohaloluga. Sa ei pea seda teistele tõestama. Mina kogesin, ei, mina ei kogenud. Ai, minu Jumal, ei, nii õudselt ta ikka ei tegutse minu elus. Kuidas? Ärge kunagi nõustuge vähemaga, kui sul on kõhklusi, kui sul on kahtlusi. Otsi Jumalat. Kuidas Jumalat otsida? No mõni ütleb, tead, mina olen hoopis teistmoodi kasvatatud, mina ei ole siuke järjekidev otsija, tead, mina ikka teen hoopis midagi muud. Aga tegelikult kristlase elu peaks olema siuke Kristuse keskne. Minu kristlik elu on täidetud elavaga, kogetavaga, tajuva Jumala kohaloluga. Ja ma arvan, et sa võid täna mulle täiesti kindlalt veenduda, jaa, aga see on nii. Kas alati või? Ei ole mõeldud, et me oleme kogu aeg 24, 340 volti käib seest läbi. Kes see ütles, et see peab olema? Ma mäletan algaastatel, kui me olime noored kristlased, siis sellist asju, tõesti neid ilminguid oli palju rohkem kui praegu. Aga me ju täpselt samamoodi, me ülistame siin koos, selline paks Jumala kohalolu on. No tõesti on Jumala kohalolu. Ma ei saa seda ära lükata. Pisarad jooksevad, lihtsalt sest Jumala kohalolu on niivõrd lähedal. Mis ma ütlen, ei olnud vä? Oi, on palju teisi kogudusi, kus on samamoodi, võib-olla veel rohkem. Ei, sina oled siin ja praegu ja ära tühista seda, mis me siin teeme. Või ma usun, et sa ei teegi seda, lihtsalt ma ei tea, mul praegu niimoodi. Jumal ju soovib, et me kogeksime teda. Et Jumal on ka kogetav Jumal. Jumal soovib, et sa tunneksid teda, kui ta ütles, Eenok tundis, käis koos Jumal. Ta tundis teda, ta käis koos temaga. Ja siis üks tarkus veel, palveta keeltes. Alguses võib-olla on 15 minutit ja möödub aeg, sa saad palju rohkem. Ta ütleb, ja siis ma olen nagu täidetud, ta ütleb, vaim, see, kui sa palvetad keeltes, sa nagu kasvatad ennast. Sa kasvatad oma vaimu ja tema au tuleb esile, ootab sind. Eenok mõistis, et usk Jumalasse ei ole siuke teoreetiline väide. See ei olnud, kujutate, temal ei olnud ju kogudust. Temal ei olnud ju sellist, tal oli isiklik suhe Jumalaga. Ja ükskõik, mis konfessiooni, no ma ei tea, mis konfessiooni enne kuulus, ma arvan, et siis tookord ei olnud konfessioone veel välja mõeldud. Ma ootan Jumalat, ma otsin Jumalat. Ja tema, see ei ole mitte teoorias. Ma arvan, et kui kellelgi on teoorias, siis on täitsa surnud kristlus. Praktiline instrument inimese elul on ükskõik, mis eluolukorras sa ei ole, et otsime siin maa peal Jumal. Ja tee, meil tuleb kliks. Meil on üks pulleri on vaja täita vahepeal. Muidu kustub ära just täpselt. Ja kui mõni ütleb, pastor, mis ma peaksin tegema? Mis ma peaksin otsustama? Anna mulle nüüd nõu. Tegelikult ma tahan väga kellelegi anda head nõu. Ja et millest sul abi oleks. Aga tegelikult ma võin sulle öelda, ükskõik millist nõu ma annan, ükskõik millist abi ma annan, ükskõik kuidas ma palvetan kellegi eest, siis tegelikult iga olukord või probleem peaks olema täidetud elava Jumala kogemisega. Nii nagu Rooma kiri ütleb, minu vaim ühes Jumala vaimuga, ma tean, et ma olen tema laps. Ütleme, keegi palvetab mu eest, annab mulle head nõu, see on osa sellest. Kandke hoolt üksteise eest, palvetage, aga sinu vaim peab selle ka nagu ära tundma. See ei ole nii, et ma annan sulle tead siin niisugused nõuanded ja mine nüüd kõigepealt ütlen sulle igal hommikul 500 meetrit jooksu, siis pärast seda pead liiter vett ära jooma, siis ma ei tea, mida sa veel kõik pead tegema. No muidugi ma ei ole sellist nõu andnud mitte kellelegi, aga tihti vahest keegi võib mulle panna sellised koormad peale, aga tead, sinu vaim peab selle ka ära tundma, justkui omaks võtma. Ja vahest, kas me oleme vastuhakkaid? Oi, kindlasti. Keegi annab sulle väga head nõu ja siis tuleb mingi koht kuskil, tuletab sul selle meelde. Ja siis sa hakkad võib-olla seda tegema. Nii. Jumala otsimine. Kus sa elad? Mul on, milline siis see taevariik on? Me ütleme, see on see vaimusriik. Ma täpsustaks veel, kuna ma olen mulle väga endale meeldis see selgitus. Vaata, kuidagi ei ole niimoodi, et oi, ma õppisin selgeks, vaat Jumala riik on täpselt selline.
vaata, ma usun, et meie inimestena ka kuidagi meile mõned väljend või mõned tähendamissõnad kõnetavad meid rohkem, teised vähem. Ja näiteks, kui seesama, mis ütleb Matteuse evangeelium, võta lahti Matteuse evangeelium 13. peatükk ja minu meelest lausa 51 või? Ja 52. Nii et 13.44 siis. Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli ning ostis selle põllu. Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsib ilusaid pärleid. Vaadake, mitu võrdlust. Mõnele võib-olla kõnetab see kaupmehe asi. Võib-olla mõnele kõnetab just see, et on põllumees. Otsis ilusaid pärleid. Nii, läks. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli ja müüs. Nüüd ta räägib järgmise tähendamissõna noodast 47. Veel on taevariik nooda sarnane. No kuule, otsustanud ära, milline see Jumala riik siis on. Aga ta ütleb, võt just niimoodi ongi erinevat moodi. Me võime vaadata selle. Ta ongi erinevat moodi. Ta on hinnaline, ta on väärtuslik. See 2 näidet oli see ärimehe või põllumehe oma. Ma ostan terve suure põllumaa ja sealt ma leian ühe. Selle sama ühe väikese võib-olla pärli, väärtusliku pärli. Aga nooda sarnane, mis heideti merre ja mis vedas kokku igasuguseid kalu. Täpselt Jumala riik on nooda sarnane. Nood veeti rannal, need kalad istuti maha, koguti head kalad korvidesse, halvad aga visati minema. Kujutate, seal käib ka. Ta ütleb, et Jeesus tuleb, eraldab sikud lammastest, eks ole ju, või lambad sikkudest. Nõnda on ka selle ajastu lõpul. Ohoo, me liigume lõppu. Ja need prohvetlikud mehed, kes meil just ennem siin prohveteerisid, et tulemas on see lõikusaeg ja uus lõikus ülesvõtmine, täpselt sama asja räägitakse. Inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt, 50 salm, ja viskavad need kurjad ahju. Seal on ulgumine, hammaste kiristamine. Kas te mõistate seda kõike? Nad vastasid talle jah, siis ütles ta neile. Sellepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, maja peremehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana. Vaata, see salm 52 kuidagi eriti kõnetas mind tugevalt. Me tunneme Jumala sõna, me tunneme Jumala kirja. See on meile nagu see ankruks. Kõik, mis me tunnetame ka ja mida me tunneme, siis nagu Eenok käis koos Jumalaga, siis ei olnud ju seda Vana testamenti ja Uus testamenti sellisel kujul. Olid rullraamatud minust siis sedagi. Nii. Ja kirja, me tunneme kirja. Ja me oleme õpetatud, kelle jaoks? Taevariigi jaoks. Vaata, kui sa paned tähele, Jeesus õpetas apostleid, meil käib kogu aeg, me räägime koguduses Jumala sõna. No küll teie olete siin ikka siukse kõva taipamisega, teid peab kogu õpetama ja õpetama. Aga tead, üks asi, mis on su elus, sa kordad ja kordad ja kordad, kui sa mõtled praegu, kui paks raamat, eks ju. See ei ole ilukirjandusteos, see ei ole see, oi kui ladusalt voolab, see ei ole see on Jumala sõna, mis meil on jäetud. Ja nüüd, kui me oleme taevariigi jaoks õpetatud, siis me oleme oma isaga, oma Jumalaga, te peremehe sarnased. Me muutume tema moodi. Ja siis, kui vaja on, me võtame seal varakambist, nagu see Hiop ütles, voolab välja nii, et ei suuda suud kinni pidada. Me võtame sealt välja vana ja uut. Vahel on uued ilmutused, vanad ilmutused. Ja Johannese, 1. Johannese, 2. peatükk, 7 ja 8. Nüüd just see vana ja uus, mul tahtsin seda nagu tõmmata rohkem laiali. 1. Johannese 2, 7 ja 8. Kes leidis üles, võiks lugeda? Nii, loe. Armsad käsk, millest ma teile kirjutan, ei ole uus, vaid on vana käsk, mis on teil olnud algusest peale. See vana käsk on sõna, mida te olete kuulnud, kuid taas käsk, millest ma teile kirjutan, on uus ning on õige tema sees ja teie sees, sest pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. Jah,
vaata, nagu öeldakse, et meil on ju see Vana Testament, me teame, millest me kinni hoiame, meil on kindel ankur, meil on kindel vundament, me rajame Jeesuse kaljule, meil ei ole. Ja nüüd tõeline valgus paistab juba. Me ütleme, oi, see riik alles tuleb. Ei, ta on juba meie kaudu paistmas. Ta on juba ilmutatud. Ja kui Jeesus oli Getsemani aias, siis kui ta sinna jõudis, ütles ta oma jüngritele, vaata siis, kui ta oli väga kiusatud ja vaevatud, palvetage, et ei satuks kiusatustele. Ja siis ta läks eemale neist kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas. Ja mida ta tegi? Ta tegelikult otsis oma isa. Ta ei palvetanud, isa, mul on praegu siin terviseprobleemid. Ei, ta otsis isa selles olukorras, mis tal oli, see kitsas olukord, mis tal oli. Kui sa tahad, isa, võta see karikas minult ära. Ma lähen siit edasi, selle Luuka 22, ma lähen 42. salmi. Võta see karikas minult ära. Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma. Ja siis ilmus talle, kujutate, ta palvetas, ta otsis Jumalat, ma just tahan rääkida, otsis, see sõna otsimine, otsi Jumalat, otsi igat moodi, otsi igalt poolt, sul on kitsikus käes, mine palveta, mine otsi teda palves, aga kui kitsikus on, siis meil vahest kitsikuses olles, siis me, nagu öeldakse, mõtleme ennast vahest ummikusse, mõtleme oma metted nii krussi, selle asemel, et minna ja palvetada ja valades välja. Mis siis juhtus, kui ta palvetas 43? Siis ilmus talle ingel taevast teda kinnitama. Jumal saadab meile ka, kui me teda otsime, kui meil on väga raske olukord, ta saadab meile ingli kinnitama. Ja raskesti heideldes palvetas ta veelgi pingsamalt ja ta higi muutus nagu maha tilkuvateks verepiiskadeks. Ja palvetamas tõustes tuli Jeesus oma jüngrite juurde ja leidis nad magamas. Tead, mille pärast? Kurbuse pärast. Kujuta ette, me väsime ära, kui suur kurbus. Ma usun, et see vaimulik atmosfäär, nad olid suure kurbuse sees. Me ütleme, oi, nendel ei olnud seal, küll nad olid sõna kuulmatud, näed, Jeesus ütles palvetaga, aga nad ei palvetanud. Ta ütles, nendel oli ka rõhumine. Miks te magate? Tõuske üles ja palvetage, et ei satuks kiusatustesse. Ka see, kui meil rasked olukorrad oleme, Jumal toob lahendused. Ei ole see, et kui on mina olen kuulnud, et kui sul ei ole ühtegi kiusatust, ühtegi raskust ei ole, vaat siis sa oled õige Jumala inimene. Aga vaata, kui sinul ikka raskused tulevad, siis sa ei ole ikka tõeliselt väeline, siis sa pole veel hingamisse jõudnudki. Ma usun, et me oleme kogu aeg hingamises, aga olukorrad on siin maa peal. Ja see on üks võitlus. Mu elus Jumal tegutseb kogu aeg. Ja tegelikult saatan võitleb meiega selle Jumala kohalolu vastu. Ta tahab mis iganes meid tee rajalt, et tema püha kohalolu ei oleks meiega. Matteuse 27:51 olen ma siia kirjutanud endale. Jeesus aga isendas taas valju häälega ja heitis hinge. Ja näe, templi vahevaip kärises ülalt alla 2 ja maa värises ja kaljud murdusid. Kui ma alguses rääkisin sellest, kui Jumala riik tuleb väes ja kui Jeesus, siis huvitav templi vahevaip, see oli väga raske vaip, see oli väga püha koht, kuhu need preestrid läksid ja väga palju juhtus, et aastas korra nad läksid ja siis mäletate seal Vanas Testamendis, neil olid kellukad küljes väga tihti. See oli just see märk, et kui kellukad jäävad vait, siis see oli nii püha koht, see preester pidi ennast pesema, puhastama, veel puhastama, meelt parandama ja kui ta siis läks sinna ja Jumala pühadusega kokku sattudes, ta võis ikkagi surma saada, et ta ei olnud veel piisavalt puhas. Ja mida siis Jumal igatses? Jumal igatseski, Jeesus tuli meile vahemeheks, et tema saaks elada meie sees. See vahesein kärises, see paks, et mitte Jumal oma pühaduses ei lööks meid maha, vaid meil oli nüüd eestkostja. Ta ütles, see ülevalt taevast kärises see sein. Ja mis siis juhtus maa peal juba siis? Juba siis oli see ilming, mille kohta räägitakse, Jeesus tuleb tagasi oma rahvale. Vahevaip kärises, kaljud murdusid, maa värises, hauakambrid avanesid, ärkas üles
palju magama uinunud pühade ihusid ja need tulid hauakambritest välja ja läksid tema, Jumala unistus täitus. Ta sai oma rahva ligi. Tema Jeesus on uus leping. See ristisurm, see on nii võimas asi. See on nii suursugune asi, et see Jeesus ristil kannatas meie eest, et meie võiksime. Me mõtleme, et minu jaoks on usude algus eriti väga mõistmatu olnud kõik need, et ma lähen templi teenistusse, siis ma võin ära surra seal. Aga tead, Jumala silmis see ihu ära sureb. Jumala silmis, tal pole midagi, sest ta äratab sind lihtsalt see pühaduse pärast, sa said surma. Aga tegelikult see ihu on läinud magama. Ihu ei pidanud vastu. Tere probleemid selle ihuga. Ega siis see ihu ongi meil ajutine. Vähesed on need, kelle nagu Eenok tõusis ülesse koos selle sama ihuga, eks? Aga muidu me teed, kui õudne, ta suri nii noorelt. Muidugi on õudne, meil on kahju. Me tahaks veel temaga koos elada. Aga Jumal ütleb, minu unistus täitus. Nad nüüd võiksid ju joosta lausa mu kohalolusse. Ma olen saanud kätte oma unistuse. Ma tegin teoks selle teise tabernaakli. Üks oli see, kus oli vaheseinaga ka, et nüüd on meil uus leping Jeesuse veres. Ja ma tahaks palvetada täna igaühe eest. Kui sa ütled, et sa oled väsinud elamast, kui sa vajad elava Jumala kohalolu, kui sa ütled, et ma olen kuidagi ära kuivanud selles kohalolus, ma olen kuivanud selles osaduses, ma olen kuivaks jäänud tema kohalolu. Ta ütleb, et ma annan oma südame sinu eest. Jeesus andis kõik oma ihu, kõik oma ootused, kõik oma püüdlused andis. Ma kummardan su ees, elav Jumal, maa ja taeva looja. Jeesus, ma kummardan su ees aukartuses. Sinu kohalolu on siin. Sa oled tuntav selles paigas. Isa, ma palun igaüks, kes täna tuleb su ette, ütleb, ma olen kuivanud. Ma olen kuidagi kuivaks jäänud. Ma olen nagu liiv, mis pudiseb. Ma tahan tunda sind. Ma tahan kogeda sind. Sest sa ütled, Jumal, otsige mind. Ma tahan sind otsida. Isa, kui ma olen väsinud, anna mulle uut rammu. Anna mulle uut jõudu sind otsida. Ma jänunen su järele. Ma igatsen sind. Jeesus, tule. Asu elama mu saatumusesse, mu igasse päeva. Mu Jumal, sa oled ju elav. Too tagasi oma au. Tule oma tahtega ja astu siia. Mul on vaja imet oma peres. Ma võib-olla tulen kogudusse, mõtlen ainult, kuidas ma oma lapse pärast saaksin palvetada, kuidas mu laps saaks terveks. Jumal ütleb, otsi mind ja kõike muud ma annan sulle peale kauba. Otsi mind, janune mind. Ja su lapsed saavad terveks. Su abikaasa süda muutub. Otsi mind. Isa, ma olen täna siin ja ütlen, palun oma südame pärast, palun nende pärast, kes koos minuga palvetavad. Halleluuja, et mu suhe Jumalaga ei oleks nagu võõraga, nagu kauge külm vahesein. Issand, ma palun andeks, mis iganes ma olen selle seina vahele tekitanud. Issand, sina võtsid vaheseina ära, et sinu unistus, et sa saaks elada meie sees. Sinu vaim ühes meie vaimuga tunnistab, issand, tee elavaks. Jeesuse nimel ma palun nende inimeste pärast sinu kohalolu, mille, nagu Eenok ütles, ta kõndis ja astus lihtsalt. Ta võitis ära kõik haigused, seesama vägi, kes tervendas ka minu südame kord ühel ajal. Ta tervendas mu südame, mis oli nii maha kantud, et arstid ütlesid sellega enam mitte midagi enam teha. Isegi operatsioonile ei saadetud. Aga Jumal tegi selle terveks ja tema au ilmus. Ja täna ma palun, kõikväeline issand, sina oled meie tugevuse allikas. Ma tänan sind. Ma tänan sind, püha ja tõeline.
ei ole meil mingi eriline kutsumine, me oleme kristlased, me oleme sinu rahvas, me oleme sugu, me oleme sinu preesterkond, kes otsib Jumalat. Sedasama Jumalat, keda otsis Jaakob. Jaakobil oli naisi mitu, lapsi oli kui palju. Ühel päeval ta tundis, ta peab minema koju tagasi. Kui keegi on eksinud, on kodust kaugele jäänud, tule tagasi oma perekonda, tule tagasi Jumala kotta. Tule, ja siis nii nagu Jaakob, ta ütles, ma ei lase hingel sust lahti. Ma ei lase lahti ennem, kui sa mind õnnistad. Ja ma palun, issand, et sa õnnistaksid igat ühte, kes on kuidagipidi, kas on koormate all jäänud kangeks, kas sa oled kuidagi jäänud kaugeks, issand, tule oma tuntavas vaimus, selles pühas vaimus, mis sa oled meile andnud, selles vaimus, mis ühes Jumala vaimuga tunnistab, tule ja sulata üles kõik see. Tule ja täida meid oma uue ja värske väega, uue ja tervendava väega. Meil on nälg ja janu, Jumal, sinu järele. Isa, ma ei taha elada elu ilma Jumalata. Ma tänan sind, Jeesus, õnnista igat ühte, kes seda palvet on praegu kaasa palvetanud kogu südamest, kui ta selle tundis. Ja keegi, kes ütleb, ma nii tänan, et ma käin koos Jumalaga. Ma tänan, et ma olen see, kes igatseb ikka veel. Ma tänan, Jumal, et sa oled mind aidanud, et ma ei ole teelt kõrvale läinud. Ma ei ole isegi, nagu öeldakse, jahtunud selles tules. Ma loen siia laulud 24, 1-6. Ja see kinnitab see, issanda väralt on ilma maa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad. Sest tema ise on selle rajanud merede peale, on jõgede peale selle kinnitanud. Kes tohib minna issanda mäele, kes tohib seista ta pühas paigas. Ma tahan sulle öelda, tule sina, kes sa oled Jeesuse veres puhtaks pestud. See, kes on süütu kätelt ja puhas südamet, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks. Issand, me oleme andeks palunud sinu käest oma patud. Me oleme andeks palunud oma eksimused ja vahel ka oma eksimatuse ja oma kõrkuse. Tema saab õnnistuse oma issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste. See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes teda otsib, kes otsib ta palet, nii nagu Jaakob otsis. Amen. Halleluuja. Ühendus on aeglane, kiri on ees ja ma ei saa vajutada lõpetada, aga ma ikkagi õnnistan igat ühte. Ja las Jumala rahu olla nii su kodus, su peres, su maa ja rahva keskel. Aamen.